No nii, tervist, et ma eelmine kord lõpetasin siin auto all ja seekord alustaks videot siit auto alt. Et siin kommentaarides küsiti ka, et mis autoga tegu on. Tegu on siis Audi B5 käega RS4-ga. Ja siin on mõned sillatööd, et mul on tagasild on täiesti alt ära keeratud. Et seal puksid asjad on välja pressitud ja need läksid liivapritsi ja pulbervärvimisse. Ja sinna lähevad siis kõik uued originaalpuksid. Et B-osasid väga ei liigu enam. Saaks Verklaini polüuretaanpukse, aga omanik ei tahtnud neid. Et lähevad siis originaalid. Et neid originaale veel saab ka mõndasid tellida, et nende tootmine on ka lõpetatud tegelikult. Et siin kastis on hunnik vanu pukse ja asju siis, mis tuleb asendada. Ja tagamordi ülemise kinnitused on täiesti ära usitanud. Et neid enam ei taasta. Need tellisin Lätist uued järele tehtud tükid. Et need peaks mingi aeg jõudma nüüd. Ja auto alt on pilt siis selline, et põhimõtteliselt on kõik küljest ära. Siia on vaja veel piduritoru teha üks uus, et see ei tulnud lahti. Ja paagivitsad asjad läksid ka värvimisse. Üks paagivits tuli uus muidugi. See on ka mingi paagiplekk ühesõnaga, mis läheb siia üles, kus see täitmistoru on, et selle ümber läheb. Siin teises ruumis on ka üks 2.7 biturbo, aga see on S4. Et siin lähevad ka mõned sillatööd, et alt mõned õõtsad, taga stabika kondid ja roolilatt lekib sellel, et roolilati peab ka ära vahetama. Ja õlivahetus, et hetkel sellega muud ei tee midagi. Eelmine kord, kui see käis, siis tal oli turborõhuga oli probleeme. Et siin on moodsad diagnostika nii-öelda puikad tekkinud linna peale. Et saab minna autoga sinna, paned juhtme sappa ja ütleb kohe ära, mis autol viga on. Tegelikult see asi ei ole nii lihtne. Klient tuli siia, ütles, et turborõhku ei ole, et auto ei liigu. Põhimõtteliselt panin arvuti järgi, arvuti ei öelnud midagi mulle. Aga siis ma tegin proovisõidu, vaatasin, et ta 0,3 barri suudab puhuda ainult, rohkem ei puhu. Et siis, kes turbomootoreid vähe täpsemini teab, siis mõtleb kohe, et rõhuleke kuskil. Siis selleks mul ongi siin siuksed vanadest piduri sadula kolbidest tehtud abinõud. Et auk sisse ja rehviventiil läbi, et saab otsad pimedaks panna ja saab ära survestada selle süsteemi. Antud autol rõhulekked ei olnud. Sealt edasi, et kuidas see rõhk saab veel mitte tekkida, on veiskeidid lahti kogu aeg. Ja siis jõudsingi sellisele probleemile, et see solenid ei tööta, mis neid veiskeeti juhib. Et see oli lahtises asendis kogu aeg ja nii kui rõhk taha tuli, siis ta lükkas veiskeedid lahti. Et see sai uus pandud ja korras. Et veakoodide lugemine ei ole diagnostika. Diagnostika üldjuhul on vaja edasi süveneda asjasse. Täna siin on käsil mul siis karbonpuhastus 3 Audi DFSI mootor. Et ma ei tea, kui hästi siit näha on.
et need kanalid on mustad, õhk läbi ei käi, siin on puhastusprotsess pooleli. Siin tünnis mul on need sisselaske-kollektorid, puhastan need ära ja need plekid, mis seal portide sees käivad. Ma hetkel seda käima ei pane, seda aparaati, et see teeb paha häält. Ja pihusti käisid siit ultraili pesust läbi. Ja ma panen siia pildi kõrvale, millised nad ennem olid. No nii, et see Audi 3 TFSI mootori klappide puhastus õnnestus ka. Ennem kui ta diagnostikas käis, siis tal koha peal töötades olid vahele jätmist näitas ja lambda kontroll oli seal -20% juures. Et nüüd peale puhastust on lambda kontroll ilusti 0 juures ja vahele jätmist ei näita. Ja põhimõtteliselt said siis pihusti otsad ultrailis puhastatud, sisselaske kollektorid puhastatud ultrailis, sisselaske klapid tegin mehaaniliselt puhtaks ja gaasiklapp sai puhastatud ja kalibreeritud uuesti. Ja rohkem põhimõtteliselt ei olnudki. Et kokku tagasi laduda ja nüüd ajasin soojaks ja tegin väikse proovisõidu. Kontrollida, kas kõik töötab. Aga selle autoga tundub, et on hetkel korras. Nii, ja seekord on üks mootor ka siin käsil. Et siin katte all peidus on üks kurikuulus õlirüüpaja, 1.8 TFSI mootor. Et sellel läbisõit oli alla 200 000. Põhimõtteliselt silindrid on korras, plokiga läks tegemisse. Turbo on ka korras, aga ma näitan, mis probleem nendel on siis. Et mul on siin laua peal uued kolvid. Siin näpu vahel on mul üks vana kolb. Siin on näha siis õlirõngasoon. Et need augud seal on imepisikesed ja need on umbes, et seal peaks õli tagasi karterisse voolama siis. Aga kuna need on umbes, siis sealt õli läbi ei mahu. Uuel on rõngas vähe jämedam. Vanal on rõnga paksus 1,6 millimeetrit, uuel on 2 millimeetrit ja see soon on vähe suurem seal rõnga sees, kus õli peaks tagasi valguma. Lisaks läheb siis ketimajandus uus siia kõik ja veepump koos selle korpusega, et see legib siit pumba ja korpuse vahelt. Et linnalegend muidugi räägib, et selle vahetuseks peab käigukasti eemaldama. Tegelikult piisab, kui sisselask kollektor maha võtta, siis saab kätte juba. Ja siis selle poldi saab ka lahti keerata auto peal, siis saab rihma ka ära vahetada. Et mul on see veel lahti keeramata siin. Aga ma ei tea, miks see linnalegend nii-öelda räägib siis, et tuleb käigukast ära võtta, et seda siin kohas asuvat veepumpa vahetada. Et selle 1.8 TFSI-ga ongi mootoridetailid olen puhtaks pestud. Nüüd on vaja need uued kolvid ja asjad võrdsesse kaalu ajada, sest nende kaaluvahe on jälle mingi metsik. Uutele asjadele siis pakist välja võttes. Et see kaaluvahe on mingi 6 grammi nendel. Vanad kolvid olid 1 grammi erinevuse sees. Ja siis saan kokku ära laduda alumise otsa ja siis ootan plokikaanega ära, siis saan auto peal tagasi panna. Et seekord siit koha pealt jätakski pooleli asja ja vaatame, mis järgmises videos edasi teeme.